Eelarve kohta on terve rida küsimusi, kõigepealt Rene Ilves. Tänud. Olles tutvunud lisaeelarve dokumendiga, on mul linnapeale selline küsimus, et kas Tallinna teed on tõesti nii heas korras, et sealt saab veel raha ära võtta? Tallinna teed on tõesti heas korras, teil on sellest täiesti õigus. Aitäh. Eerik-Niiles Kross. Ja te ütlesite, et need lisaeelarve numbrid tulenevad tallinlaste soovidest. Eelmisel sügisel läbi viidud arvamusküsitluse järgi, mille tulemustest Tallinna linn oma kodulehel teavitab, on linna elanikud kõige vähem rahul teede olukorraga. 50% tallinlastest arvab näiteks, et kvartali sisesed sõiduteed on halvas korras. Et kuidas siis nüüd see teede remondi raha vähendamine nende tallinlaste soovidega kokku läheb? See läheb täiesti kokku tallinlaste soovidega, sest kui vaadata, millele tallinlased oma panuse teevad, siis need ei ole ainult teed. See on ka ühistransport, see on ka teised linnavaldkonda kuuluvad valdkonnad. Nii et ma usun küll, et tallinlased on sellega rahul. Seda kinnitasid ka see oktoobrikuu valimist. Aitäh. Lauri Laats. Aitäh, lugupeetud linnapea, et kui siin kolleegid juba hakkasid sellega küsimusega pihta, et mida siis Tallinnad soovivad, küsiks ka sellest laadist lähtudes. Et mis te arvate, kas Tallinnad soovivad ka seda, et Tallinna televisiooni eelarve tõuseks 200 000, kui ka avalikud suhted liigaudu 150 natuke rohkem 1000, aitäh? Kindlasti ma olen veendunud, et tallinlased seda soovivad. Aitäh. Ivi Eenmaa. Ma tänan, härra esimees, lugupeetud linnapea. Minul on teile küsimus, et millistele uuringutele milliste uuringutega te olete arvestanud, et arstid ja teised meditsiinitöötajad, kes tulevad Tallinnasse, palju siis neid on ja nii edasi, vajavad omale munitsipaalelamispinda. Seda enam, et see summa, mida te sinna panete, on 2 miljonit. Minule teada olevalt ei vaja, selle asemel võiks siis parem arstide ja meditsiinitöötajate võib-olla palka tõsta, kui nad on munitsipaaltöötajad teil. Aga et te loote nüüd ühiselamu, mis on nii nõukaaegne värk, siis palju neid inimesi on, millised on need uuringud, mille järgi te olete seda otsustanud? Aitäh. Ma ei ole nõus teie ettekujutusega. Te olete sellel nõukaajal elanud. Te elate praegugi veel sellel nõukaajal ja te jäätegi sellel nõukaajal elama, kui te ajate niisugust jurana ka praegu. No mis ühiselamutest te räägite? 2-toalised korterid ei ole ju ühiselamud. Hanno Matto. Aitäh. Hea linnapea, on suur rõõm, et Tallinna ühistransport saab juurde 4 miljonit ja 100 000 eurot. Nii nagu te oma avasõnavõtus mainisite, 300 000 eurot sellest läheb tallinlaste tasuta rongisõidu täiendavaks finantseerimiseks. Minu küsimus on aga, mida tallinlased saavad selle 3 800 000 euro eest? Kas me saame rohkem liinikilomeetreid? Saavad ühistranspordijuhid parema palga või teeb linn investeeringuid trollidesse näiteks, mis seisavad iga päev? Kuhu kasutatakse see 3 800 000 eurot täiendavat lisaeelarvest eraldatavat raha? Ma tahaks ainult selle täpsustuse teha, et rõõm on vastastikune, nagu te äsja väljendasite. Ja teine moment, trollid ei sõida, trollid ei seisa, trollid sõidavad. Nii, nüüd mis puutub Elronis selle tehtavatest kulutustest, siis jah, täiendava raha järele tekkis siin vajadus seoses sellega, et nagu selgus pärast seda, kui me jõudsime tasuta ühistranspordi juurde, pärast seda inimeste huvi kasutada Elroni uusi või uuemapoolseid ronge on oluliselt kasvanud, mis peaks olema kasulik nii Tallinna linnale, Tallinna linna kodanikele kui ka riigile, sest ilma selleta see Elron ka vastu ei peaks. Aitäh.
Ants Leemets. Minu küsimus on avalike suhete raha kohta. Et me teame muidugi teie tuntud filmilõiku, kus Mutli tõmbab akordioni ja Sarapuu mängib kitarri ja linnapea tahab trummi. Et milleks see 155 000 siis veel kuluks? Et kas saaks äkki selgitusi? Eelarves on üle 2 miljoni nende peale juba olemas. Kas uute trummide ostmiseks, kitarrikeelte varumiseks või hoopiski akordion läks katki? Aitäh! Meil on plaanis veel mitmetes Tallinna linnaosades jõuda nii kaugele, et uus kunstmuru kate välja panna ja kui selle juures toimuvad ka avalikud üritused ja kontserdid ja kui Arvo Sarapuu tahab ikkagi mängida kitarri ja ega minulegi ei saa keelata seda, kui ma trummi löön. Tulge ka, võtke üks pill endale ligi ja te olete seltskonnas teretulnud. Ärge häbenege midagi. Eerik-Niiles Kross. Mulle meeldib, et Taavi Aas kinnitas, et eelarvesse eraldatakse raha täpselt nii, nagu linnapea ütleb. Aga tuleksin tagasi selle teavituskampaaniate 155 000 euro juurde, et ma ei kahtlusta teid selles, et te tahate osta trumme või trummipulki, nagu Ants Leemets arvas, aga tegelikult mind huvitab ikkagi, et mis kampaania siis selle 155 000 eest kavatsetakse teha sel aastal? Aitäh, Leemets ei öelnud midagi, tema magas, tema haigutas kogu selle aja, millal mina teile seda rääkisin, nii et seda kõigepealt ja teiseks see teie väide, et tõlgendus Taavi Aasale, et raha eraldatakse nii, nagu linnapea seda ütleb, see kõlab küll väga uhkelt, aga Taavi Aas seda ei öelnud ja mina ütlesin pigem, et kõik sõltub sellest, mida mida Taavi Rõivas kavatseb ette võtta selleks, et ühistranspordi arengule ka valitsuse poolt kaasa aidata. Nii et andke mulle andeks, kui ma teid mõnikord parandan, aga tõde kõigepealt. Yoko Alender. Vastus on lihtne, Leemets ärkas üles. Yoko Alender. Milliseid kampaaniaid siis planeeritakse selle 150 000 eest? Yoko Alender. Jah, et milliseid kampaaniaid, teavituskampaaniaid selle 155 000 eest siis planeeritakse? Täitsa üle. Nagu ma ütlesin, kõik toimub nendes piirides, mis Kultuuriministeerium meile ette on pannud ja kuna me tahaksime olla väga kuulelik selles suhtes, mis on ette nähtud, no kuule, kui Leemets üles ärkab, ega sellepärast ta ei pea kohe kisama hakkama. Kaupan Kõlvak. Ja tänan, lugupeetud linnapea. Millal te kavatsete tagastada Tallinna linnale oma isiklikuks valimiskampaaniaks kulutatud linnaraha? Lisaeelarves seda näha ei ole. Võtke lahti tänane Delfi, kus on üles loetud kõik need küsimused, kus me kavatseme või kus me pöördusime prokuratuuri poole, et algatada tõepoolest kriminaalasjad, et kõik need inimesed, kes on kulutanud riigi või linna või mingi muu asutuse rahad, ka sellega tagasi maksaksid. Seal on muide ka inimesi, kes istuvad praegu siin saalis opositsiooni poole peal ja oleks aeg oma rahad tagastada, oleks aeg täita oma kohustused Eesti riigi ees. Ma usun, et sellest oleks kasu nii teile endile ja te võiksite kergema südamega vaadata inimestele otsa. Juku-Kalle Raid. Aitäh, pange nüüd tähele, mina küsisin linna pealt küsimuse, et ma kahtlen väga, et linnarahvas on rahul teede parandamise summa vähendamisega. Linnapea avaldas arvamust, et ta üldse ei tahtnud mind kunagi elus kohata. No mul on ka hea meel, kui linnapea mind nähes endast välja läheb, tõsiselt. Aga nüüd palun,
kui sa ei oska, ei taha ega suuda küsimustele vastata, ei peaks sa selles puldis seisma. Palun vasta mulle küsimusele. Mille alusel sa arvad, et linnarahvas on rahul sellega, et teede parandamiseks ette nähtud raha vähendatakse? Aitäh. Sellepärast, et see on nii. Muide, kui teie või keegi teie kaaslastest enne tõstis üles küsimused, millal ja mida tagasi makstakse, siis mina tuletan meelde, kuidas ajaleht Koduomanik 2013. aasta sügisel 6. leheküljel avaldas portreepildi Priidu Pärnast, kes vist peaks olema ka siin saalis, kes kandideeris samuti IRL-i nimekirjas, aga kandidaadil tuleks ka see toetus tagasi maksta. Muide, sama lugu oli ju Mardiga ka, eks ole, jah. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetas seda ja oleks, muide, kuulge, see mees on hull või? Kõigepealt tuleb vastus, siis tuleb protseduuriline küsimus. Nii et ärge häbenege. Kui te tahate olla ausad opositsioonitegelased, makske oma rahad ära ja siis tulge minu käest küsima. Nii, nüüd tuleb protseduuriline küsimus. Kõige otsesem. Ma ei ole siin saalis mitte kellelegi ette öelnud, mida ta peab küsima või mida ta peab vastama. Õnne Pillak. Aga vaadake, milles asi on, tähendab, kõigepealt, mis puutub sellesse Juku-Kalle Raidi, ma ei kavatse tema küsimustele kunagi vastata ja see ei peegelda minu ei endas olekust ega endast väljaminekut. Lihtsalt on mingid piirid, kus sa vastad inimestele ja kus mitte. Ma lugesin oma elus esimese artikli Juku-Kalle Raidist ja mõtlesin, et näed, et küllap ta on eksinud. Siis ma lugesin teine kord, ma mõtlesin, et temaga on lihtsalt probleeme. Ja kui ma lugesin kolmas kord, siis ma leidsin, et kõige õigem on temaga üldse mitte minna diskussiooni. Õnne Pillak. Aitäh, lugupeetud linnapea. Kõigepealt siin ma juhiks tähelepanu, et Kultuuriministeerium mitte kuidagi ja mitte kunagi ei ole öelnud, et Tallinn peaks tegema teavituskampaaniaid. Mis puudutab seda makskama kampaaniat kinni siin üksteisega porriloopimist, siis mina annaks küll teie nõu, et olge teistele eeskujuks, küll nad järgivad seda. Aga minu küsimus puudutab neid samu teavituskampaaniaid, et siin on ju täna teilt korduvalt ja korduvalt küsitud, et milleks täpsemalt see läheb. Teen küsimuse lihtsamaks, küsin, kas nende teavituskampaaniate raha läheb näiteks ühe kampaania nimeks, mille nimeks on registreeru Tallinnaseks. Aitäh! Aitäh, see on võimalik, väga oluline kampaania, muide, kui me praegu hakkame teiega rääkima ükskord ka eelarvest, siis ma juhiks tagasihoidlikult teie tähelepanu sellele, et selle eelarve summad just nimelt tulid Tallinna elanikkonna kasvu arvelt ja see kasv oli paljuski seotud selle teavituskampaaniaga. Aitäh! Siim Kabrits. Aitäh, lugupeetud linnapea, et see väike summa, mis siin Tallinna propagandaks läheb 350 000 eurot, et kas peaks äkki tegema nii, et korraliku nagu summa panema kohe propagandale, et mis me nii tilgutame? Vaadake, mina ei tea, et Tallinna rahast läheks midagi propagandaks. Kui teie arvate teisiti, siis teil on õigus oma arvamuseks, selleks meil ongi demokraatia. Aitäh. Priidu Pärna. Aitäh. Kõigepealt ma tänan härra linnapea, et te minu väga tagasihoidlikud isikut olete siin linnavolikogu ees kõigile laiemalt tutvustanud, aga ma tahaksin küsida Kalaranna tee ehituse alustamisega seoses, et kas need investeeringud jõuavad ka sel või järgmisel aastal Vana Kala sadamani, mis on üks Tallinna kõige ilusamaid kohti linnahalli kõrval, aga on täna Tallinna üks häbiplekk ja meenutab ausalt öelda natuke pommiauku. Aitäh! No kõigepealt ma tänan teid nende kiidusõnade eest. Ma küll ei saa aru, et kui ma sellest rääkisin, miks te nii virila näoga olite.
aga noh, võib-olla teile tuli midagi siis meelde, mida ma tahtsingi teile meelde tuletada. Nüüd, mis puutub Kalarannasse, siis selle kohta Taavi, anna sina vastus. Aitäh. Tegelikult on nii, et hea küsija saab seda kõige paremini sellele küsimusele vastuse oma erakonnakaaslaste käest, sellepärast et erastamine sellisel kujul viidi just suuresti läbi tänu Isamaale. Aitäh. No see on ju teada, et Isamaa erastamised on tavaliselt läinud aia taha. Aga see, et te seda veel küsite ka, see näitab, et ega te sellest Isamaast suurt ikka ei tea. Vadim Belobrovtsev. Aitäh, et selline küsimus, et me juba aastate kaupa suurendame Tallinna Televisiooni eelarve ja ka sel aastal läheb sinna üks korralik summa, aga kui me vaatame näiteks uuringuid, siis me näeme, et selle vaadatavus ei ole aastatega tõusnud ja ongi kuskil 0,5% piires teleauditooriumist nagu. Ja siis puhtalt selline majanduslik küsimus, kui niimoodi võib seda nimetada, et oleks see nagu erakanal olnud, ma arvan, et omanikud hakkasid juba mõtlema selle peale, nagu, kas on üldse mõistlik seda edasi hoida, rääkimata sellest, et sinna veel lisaks investeerida. Et kas ei oleks näiteks otstarbekam suunata need summad, mis lähevad praegu Tallinna Televisioonile kuskile erakanalisse, ma ei tea, Kanal 2 või TV3, et mis oleks nagu palju odavam ja võib-olla ka mõistlikum, sellepärast et nende vaadatavus on kordades suurem. Aitäh! Ärge võtke nii väga tõsiselt seda juttu, et Tallinna Televisiooni vaadatavus on ainult 0,5%. Ei ole nii 0,5%, ta oli võib-olla paar aastat tagasi. Aitäh! Kaupo Nelvak. Jah, tänan. Lugupeetud linnapea, te väitsite mõni aeg tagasi, et ühele linnavolinikule, et ei kavatse mitte kunagi tema küsimustele vastata. Kas te palun loeksite veel, millistele linnavolinikele te ei kavatse mitte kunagi vastata, et aega kokku hoida ja siis ärge palun oma erakonna liikmeid loetlege, neil niikuinii kunagi ei ole lubatud midagi küsida, et loetlege opositsiooni linnavolinikke, kellele te ei kavatse mitte kunagi. Teate, ka Juku-Kalle Raid võib ennast parandada, mina loodan seda ja äkki saab tast veel asja ja võib-olla me saame siin isegi niimoodi koos seda asja ajada. Aitäh. Kalev Vapper. Kindlasti teeb härra linnapeale rõõmu see, et meid jälgitakse interneti vahendusel. Nimelt internetis käib kõva arutelu teie, ütleme siis jutumärkides suurepäraste vastuste üle, aga üks interneti kommentaar, millest ma võtaks ühe konkreetse küsimuse, nimelt majandusteadlane Peeter Koppel kuulas teie vastust Tallinna teede teemal ja ta esitab küsimuse, et millises universumis need teed siis korras on. Et ta saab aru, et kvantfüüsika ütleb, et universumid on piiramatu arv ja neis on piiramatu arv eri võimalusi. Seega kuskil kindlasti on ka selline universum, kus Tallinna teed on korras, aga ta tahaks teada, kuidas ta sinna universumisse oma autoga sõitma saaks. Ei, kvantfüüsikat selleks küll ei ole vaja, piisab nendest uurimistöödest, mis on Tallinna Tehnikaülikoolis selle instituutides läbi viidud. Aitäh. Vadim Belobrovtsev. Aitäh, et kui te mainisite meie fraktsiooni liidri, aga te ütlesite küsimuse vastates, et linlased kindlasti kiidavad heaks, nagu et nii palju raha eraldatakse meediale või siis nagu avalike suhete valdkonnale, siis minu küsimus on selline, et kas te arvate, et tõepoolest linna elanikud on rahul sellega, et sellised summad, mis kogu aeg kasvavad, eraldatakse just nimelt nagu meediale ja mitte näiteks lastele ja lasteasutustele. Aitäh. Linna meediakulud on 10 korda väiksemad kui näiteks Eesti raadiol ja televisioonil. Meil on selles suhtes veel pikk tee minna, et neile järele jõuda. Aitäh. Nii et te peaksite ikka kõigepealt kutsuge oma Reivas korrale, näete, ma pidin peaaegu ütlema Ansip, aga ei öelnud. Siim Kabrits. Aitäh. Lugupeetud linnapea, et ma ei saa ikkagi aru, et miks on vaja teede ja tänavate remonti investeeringuid vähendada?
Taavi. Aitäh, ma juhin tähelepanu sellele, et tegelikult teede tänavate investeeringute raha Tallinna linna eelarves ei vähene, kõik, kes sellest teistmoodi on aru saanud, on eksinud. Aitäh. Riina Solman. Lugupeetud linnapea, avalike suhete eelarvet suurendatakse teavituskampaaniate tarvis 155 000 eurot. Ma palun, kas vastaksite, milliste konkreetsete infovoldikute ja kanalite jaoks selline raha suures lootuses, kommenteerin, et need ei oleks Keskerakonna rohelist värvi ja mõeldud erakonna reklaamiks. Aga kui nad on näiteks kollast värvi, mis me siis teeme? Ei tõsiselt, kujutage ette, nad on kollast värvi ja siis tõuseb üks inimene ja teatab, et see on ju puhas Reformierakonna värv, et Õnne Pillakul on täpselt seda värvi kampsun seljas ja me oleme sellega hakkama saanud millegi väga ebakorrektsega. Mina ütlen, olgu nad kollast värvi või olgu nad rohelist värvi, peaasi, et nad inimestele meeldivad.